Põhjamaa. See on see variant, kus vasakus käes on akordid laias seades ja siis algab F-tuuriga, teine akord selles variandis on B-tuur F-bassiga. Nii, Elisabeth võiks siis niimoodi mängida. Robin, sina võiks mängida siis neid natukene lihtsamalt. No, sellest kohast muidugi jääb nüüd natukene see üks oluline heli puudu, et kui sa mängid meloodiat ja seda kvinti siia. Sul jääb A-noot nimelt akordist puudu. Mängis parema käega näiteks. Saad kohe nagu parema kõla. Siis sinu variandis, kui sa mängid neid kitsas seades, siis võid mängida edasi selle C-du. Ja siia võid ka mängida selle E-noodi juurde. Siia võib mängida veel C-noodi juurde, aga noh, ütleme, et mida täiuslikumalt sa siis kõik akordi heli saad ära mängida ühe ja teise käega, seda paremini see kõlab sul. Jällegi see on nagu hästi tühi koht. Kui sa võtad B-noodi juurde, saad nagu palju parema kõla. No, siia võib B-noodi võtta juurde, kui tahad. Parem või vasak väga ükskõike. Noh, kui ei ole, midagi juhtub. See on nagu C7. See bess on siis see 7. aste. Nii, läheme veosa juurde. Lai seade. Selline Elisabethi variant. Siis Robin, mängid siis kvinte. Ja siia saad ka tegelikult ühe heli juurde. Nüüd tuleb G-moll. No siia võib F juurde. D7. Ühesõnaga paremasse kätte sa võid aeg-ajalt võtta mõne harmoonia noodi juurde, siis saad selle harmoonia nagu paremini kõlama.